Mina olen siis Kai Tarmula ja mina siis olen praktiliselt viimased sellised 20 aastat aktiivselt töötanud koos ja õppinud koos noortega. Ja ma arvan, et mul on õnnestunud neid nõnda öelda hästi pikalt hoida nendes projektides, mis ma teen või nendega koos olen teinud, väga pikalt ka nõnda öelda seal Läänemaal kinni või Haapsalus kinni, sest noored on selles mõttes lihtne nagu leib, et nad ikkagi vormuvad täpselt sinu käe järgi ja hoiavad kinni ka sellest esimesest eduelamusest, mis nad siis võib-olla nende oskusi või nende isikut nagu siis märkab ja tunnustab. Ma arvan, et see kõik ei oleks üldse alguse saanud niisama üksi minu initsiatiivist, aga ma olen suhteliselt julge olnud ja ma ei tea, kust see on tulnud, aga minu põhieesmärk midagi tehes on oluline algus, protsessi kestvus ja selle korralik lõpetamine. Et ma ei aktsepteeri seda, et kui me ägeda asja ära teeme, et meie alati, et kes siis koristavad siis õpetajad, lapsevanemad ja kõik muud, vaid et see noor õpib ka, nagu öeldakse, tagasi vaatama oma asjadesse ja oma tehtud toimetustesse. See ei ole väga lihtne, sest ma tegelen põhiliselt gümnaasiumi noortega, kes on juba väga iseteadlikud, aga väga hästi painutatavad. Ja ma selles mõttes tänan kunagist koolidirektorit Haapsalu gümnaasiumis nagu Tiit Aedmäe, kui ma täiesti suvalisel hetkel läksin ta juurde, ütlesin nii peale 2 eelnevat kooliteatri aastat, et nüüd me teeme muusikaetenduse. Aga sellel ajal ei olnud võimalik teha muusikaetendusi nii, nagu me praegu teeme, kus me kinnitame peamikrofonid, meil on laval live bänd, meil on hea võimendus, meil on kihvt valgus, meil on meikarid, meil on kostüüm ja kõik on jube äge. Kostüümid tulid ema-isa kapist reeglina ja kuna Haapsalus oli väga äge bänd, mis oli just kooli noorte bändide konkursi võitnud ja ütlesin, et aga teeks niimoodi, et me lindistame kõik need lood linti, aga me ei tee seda kuskil kultuurimaja keldris, me teeme seda linnahallis. Ja Tiit Aedmäe ütles, et okei. Ja ma ütlesin nagu, sellel hetkel, kus ma nüüd tean, et kõik üritus algab ilmselgelt eelarve planeerimisest, kus tulevad teatud rahaallikad ja kõik muu, eks ju, siis sujuvalt oli meil broneeritud linnahall, meie helirežissööriks oli Indrek Patte, kes on üks Eesti tugevamaid helirežissööre absoluutse kuulmisega. Ja me läksime stuudiosse, peaosa mängis tol hetkel Karin Rask, kes ilmselgelt ei olnud veel lavakunsti kooli läbi sisse saanudki ega sellest unistamaski, kes üldse ei laulnud. Anneli Aken siis laulis tema rolli sisse või tema lauluosad sisse, et me lindistasime korralikud põhjad. Me läksime teatrifestivalile ja teemaks oli selline näitaja nagu Johnny Depp, tema esimene film, mis oli siis Cry Baby, mille me siis panime pealkirjaks Pisarapets ja Pisarapets oli nii julge etendus, et ma praegu mõtlen, et meil ikka, kuna tegemist oli noorte looga, siis mina õppisin koos õpilastega koos, kuidas õpetada suudlema, kuidas katsuda, kui me räägime noorte loost, nii nagu päris on, seda ei teinud kunagi mitte keegi. Kui me festivalil selle loo ära mängisime, siis tuli Andrus Vaariku juurde ja ütles, mis asi nüüd see oli, nagu heas mõttes, et nii julgelt, nii innovatiivselt ei olnud ühtegi kooliteatrit nagu tehtud. Loomulikult me võitsime Grand Prix, tegime aknaga esimese Bacardi,
sest et raha oli vähe, joodi lihtsaid jooke, aga Bacardi oli sel hetkel nagu tipp. Ja need olid minu esimesed päris ehtsad rõõmupisarad, ma mäletan, ERR tuli veel, noh, kuidas tunne on, pani mikrofoni suu juurde ja siis sa midagi löristasid seal. Ja kui me koju läksime, siis me olime kangelased, sõna otseses mõttes. Et ja need noored, kes nüüdseks on juba ise lapsevanemad, elanud oma elu, teevad oma toimetusi, on paljud tulnud mu juurde lihtsalt ütlema seda, et ükskõik ka, mis me sealt koolis sain, matemaatika või hea vene keele oskus või midagi muud, andis minu julguse sammud, neid samme teha, kus ma jõudnud olen, meie kooliteater. Et siis ma nagu ennem nagu ei mõelnud, aga võib-olla see oligi see hull julgus ja see eduelamus, see risk, mis me tegime, et me ise, kes me seal eesotsas olime nii julged, et me kogu aeg nagu innustasime. Peale seda hakkas see pall nagu veerema, sest et noh, iga hea jutt ju levib, et kõik tahavad sama asja teha, seda, teist ja kolmandat. Et ambitsioonid mitte ei läinud suuremaks, vaid need ideepagas, mida sa kõike nagu nende noortega teha saad, mis vahendite rohkus järjest iga aastaga kasvas, et sul läksid helitehnilised võimalused, sa said hakata laulma nagu laivis lava peal, sa said kasutada kosmeetilisi nõnda öelda grimmi tehnika kunste, et ma mäletan, see, kellel pead ära tõmmatakse otsas, on juba Siim, kes on meil Boltis suur tegija, et ma vedasin nad kunagi koolitantsule ja me saime laureaatideks. Nad ei teadnud tantsimisest mitte midagi ja see on üldse oluline. Oluline oli idee, see vähene liigutuste pagas, mis nad tegid, aga see oli väga täpne, väga hea sõnumiga. Ja mul oli kahju nendest tantsutruppidest, kes harjutavad aasta aega ja siis tulevad need idioodid, teevad oma show, võtavad auhinna, lehvitavad elegantselt ja nii jääbki. Aga see ongi nagu see nupp, mida sa saad ainult teha siis, kui sul on selle nupu taga ka need inimesed, kes jäävad reeglina kaadri taha, eks. Et kui sul nüüdseks on nende inimeste nimetus produtsenteks, kes ajab kohale vajalikud vahendid, inimesed, grimmikunstnikud, aga kuna minu töö paralleelselt on kogu aeg olnud loome- või kultuurivaldkond, siis nende inimestega sa igapäevaselt suhtled ja sealt tekivad nõnda kontaktid, mida on nende noortega koos väga hea ära kasutada. See pilt, kus vasakul pool, kus meil on traditsioon, kui etendus algab, antakse kõigile jalaga tagumikku ja öeldakse, et mingu kõik sinna samusesse. Aga seal rivis on meie õpilastega koos Ivo Linna, mis tähendab seda, ta on üks nende seast. See on nagu, see on kõige ägedam tunne. Ma lihtsalt, kuna minu perekond on ka nende muusikaetenduste projektiga hästi seotud, siis mul alati meeskodus ütleb, et ma olen Ivo Linnaga lava jaganud, täitsa vabalt. Ehk see on väga suur asi nendele noortele, mida ta on teinud, rääkimata sellest etenduse protsessist, et meie selline hästi pinnapealne praegune aeg, kus tähelepanu sa võidad keskmiselt 10 minutit, 15 minutit, mingi teema, kes noor juba, ta klikkab juba mujale, edasi. Ehk ega ma siis ka loll ei ole, ma siis kohe haarasin sama teema pealt naermaks nende enda üle, ehk see viimane etendus, mida me tegime, kuidas kuningas kuulsas kippus, oli täpselt neist endast. Ja kõige toredam oli pärast, kui publikus mulle noored, kes on minuga ka koos töötanud ja kellega me oleme väga tihti käime läbi, ütlesid ka, et issand jumal, ma istun ja vaatan, milline mõttetu tüüp ma olen, kui ma vaatan etendust ja tunnen ennast seal laval ära. Et me tegime
viimane muusikal oli siis libretto kirjutas Sass Enno. Kui sa ütled noortele Sass Enno, siis see tähendab seda. Mina, võtke mind, eks. Et see juba Sassi kirjutama saamine või ütleme, see ei olnud üldse keeruline. Ma enam-vähem teadsin, et ma tahtsin kunagist kultusetendust, kuidas kuningas Kuubele kippus, teha tänapäeva versiooni ja Sass tuli hästi julgelt kaasa. Ja mis on nagu hästi tore, et see tekst kõnetas kõiki neid noori. Ta kõnetas igas mõttes meie selle 10 sekundit kuulsust, kes jõuab kiiremini postitada, et mis sinuga juhtus, sa oled juba 30 sekundit offline olnud. Et noh, me oleme harjunud kogu aeg, kui me Messengeris kirjutame, issand jumal, ta pole mulle 10 minutit vastanud, mis asja ta teeb. Et me oleme nagu nad on kogu aeg kõigi elus ja see, kes siis kiiremini, kas siis midagi teeb või postitab, et see noortega enda üle naermine või selle olukorra või meie aja üle, et see oli meie see õnn, meie õnnetus oli see kuradi koroona, mis meil kõik ära rikkus selles mõttes, aga me tõime selle etenduse välja. Me tõime selle välja ja mis noorte puhul oli hästi hea see, et nad ikkagi fokuseerisid ennast lõpptulemusele, väga keeruline oli see, et neil kadus ära igasugune vahepealne motivatsioon. Ma ei oleks seda elus arvanud ja ma ütlesin, ma ei tee ühtegi Zoomi proovi. See ei ole teater, see ei ole protsess, mis on meie protsess. Te olete noored inimesed, need asjad sünnivad just nüüd, siin ja praegu. Ja kuna tegemist on ikkagi riigigümnaasiumiga, kõik vaatavad, mis nad teevad ja kõik, mida nad valesti teevad, seda teavad kohegi näpuga näidata. Ja me ei jäta jonni, me tuleme, see aasta me alustame uute etenduste proovidega ja mis on tore, ma tean seda, et me võime oma selle projekti selliseks edu võtmeks, alguse võtmeks nimetada seda, kui noored tulevad castingule, ehk nad tahavad seal osaleda. Ja väga palju on ka neid, kes ei laula üldse, siis nagu öeldakse, me võtame heebli maha, aga võib-olla tal on seda muud kehakeelt ja kõike, mida anda, mida me saame proovida, mida me saame arendada, et see protsess nagu ei väsi, mis on hästi tore. Et me teeme praegu iga 2 aasta tagant seda. Tähendab muusikali siis, ütleme nii. Ja kõik need noored või need projektid on mind viinud ka nagu selle kõrvale ettevõtluseni, millega, mis on nagu minu jaoks, nii, kas ta nüüd meil mängib ka, läheb, esita, nii. Nii, kui Haapsalu tagalinn oli veel pime urgas, seal ei olnud isegi, ma ei tea, lamp oli ka loetud arvist. Ja ma ei tea, Pärnus me tegime, ma olen nagu sõitnud kogu aeg seda 100 kilomeetrit ja see ei ole minu jaoks nagu olnud probleem. Ja Pärnus me tegime see stiilibaari vanasse Olev Siinmaa disainitud mööbliga vanasse apteeki. Teenindajad kõik kitlites, naised said kokteili nimega Q10, õhtul lõpetati šotiga amneesia ja see oli nagu selles mõttes hästi lahe, et sa ei tee suvalist nagu jooma kohta, vaid sa mõtled iga detaili läbi, milline on sul stilistika, menüü, kellele sa seda teed ja me valisime nagu need külastajate vanuse. Ja et praeguseks kombeks on see, et sa lähed kuskile puhvetisse ja siis minu õpilased viiavad tšaukai! Et nagu ma ütlen alati ka, et me viitsime lastega peol olla või oma õpilastega. Et me tegime sellise koha ja see võimalus tuli ka Haapsalusse, vana apteek seal vabanes
ja ilmselgelt need noored, kellega ma olin teinud projekte koos, pakkusin ma välja, et ma juhatan teid nõnda ettevõtluse maailma, eks ju. Ja see oli hoopis teine protsess, aga nüüd on nagu kuidagi see paralleelselt kaasa liikunud. Ma võin praeguse tööjõu puuduses ja kriisis, mis meil on teenindusvaldkonnas, mul ei ole iial seda probleemi olnud. Ma käin sellega kõigile närvidele, sest minul ei ole olnud probleemi teenindajatega, päriselt ka. Sest ma olen neid noori ise kasvatanud ja nad on minuga tulnud ka tööle kaasa, mis tähendab seda, et nad on saanud sammu võrraga iseseisvuse poole, ehk kuidas teenida endale taskuraha, kuidas suhelda inimestega, kes ei ole publik, ei plaksuta sulle kogu aeg, vaid saadab sind sinna, arvab sust ühte asja, arvab selle koha kohta, arvab selle linna kohta ja nüüd sa pead nagu hakkama sellega hakkama saama. Et minu jaoks oli apteegi puhul see lahe, et see oli teatud osas nagu rollimäng ja ühel hetkel nad olid sellises protsessis ka osalises, kus on hea programm, lahe sisu ja raha teenimise võimalus. Kahjuks ma pidin nende jaoks selle ühel hetkel ära lõpetama, kuna mul sündis laps ja ettevõtlust või teenindusettevõtet kaugjuhtimisel ei tehta. Minu jaoks on äärmiselt oluline, et sa oled seal iga päev kohal, see kehtib ka teiste teenindusettevõtete kohta, mitte ainult see, kui sa teed kohvikut, baari, restorani või see kehtib kõikide asjade puhul. Et kui mina tulen siia, siis on kena punapea mul alati vastas. Et see on nagu number 1 ja seda ma olen oma noortele ka alati öelnud, et kui te teete seda etendust, kuskil me oleme koolis, kui sinna astub keegi sisse, siis see kool on täpselt selle inimese nägu, kes teda esimesena vastu võtab. See on nagu see esmamulje, see on see, kus te peate rääkima täislausetega ja vaatama aeg-ajalt, kas teie tualetid on korras ja kuidas teie nagu see olme välja näeb. Et selles mõttes oli see mu esimene projekt, kus ma panin tualettide selga seinamaalid. Et minu jaoks on see sama oluline ruum, kui on see eessaal ja ma ei ole elus nii palju küsimusi saanud. Või need inimesed, kes tulevad näiteks baari, tantsivad, võtavad napsu, on ju. Nad vaatavad laes olevat maali ja nad ei saa aru, kas on naine või mees. Ja siis nad temaga uurige lähemalt. Et sa pöörad tähelepanu, et sul on majas, et ka kunst, et sa lihtsalt teid värviseinu ära, paned paari püsti ja arvad, et sa tegid puhveti. See on väga ekslik mõte tänapäeval selles osas ja kui me nii, et mõni leiab mu pojased ka nüüd üles äkki pildi võtta. Tõsta kätte. No aga vehib. Siis minu jaoks oli ka hästi oluline on noorte jaoks ja mu enda jaoks, kui ma armastan algusest lõpuni projekte, et kui nad tulid näiteks, kui ma läksin kuursaali, või tean, et tegelikult, ma olin teenindust, ma olin Pärnu kuursaali juhtinud siis, kui ta oli veel kuursaal, mitte põdrasarvedega, puruni põrandaga üks kole maja. Ma ei saa aru, kus on muinsuskaitse silmad, aga see pole see teema. Et ühesõnaga, kui kuursaaliga alustasin, siis ma ei teadnud sellest, suuremas mõttes sellest teemast väga suurt midagi. Ja ma hakkasin noortega koostööle. Ma hakkasin teenindama, jooksin nendega saalis, proovisin aidata siin, et ma olen kõikides protsessides osaline. Ja see on nende jaoks äärmiselt oluline. Mitte see, et proua tuleb, ütleb sinna. Ma ei saa praegu rääkida, mul on telefonikõne või ma istun praegu arvutis või mis iganes. Ei. Ma õppisin nendega koos, me arutasime enamuse protsessis koos läbi. Väga palju oli
tööprotsessi, kus nad said ise kaasa rääkida. Mis võiks olla nii, mis võiks olla teisiti. Ja siis ma ei unusta kunagi, ma tulin vist, mõtlesin, et me läheme perega sööma ja läksin Puusaali sisse, seal oli 1 miljon inimest, kõik jooksid peale laiali otsas, siis mina olin oma mingi kleidikesega, ütlesin perele, oodake. Ma sisenesin protsessi, koristasime, tegime, möllasime. Ja siis mingi klient siis küsib, et kas teie olete siin omanik? Ma ütlesin ei, no aga välja näete küll sellise. Et noh, ma ei tea, ju ma siis, vaata see, noh, mina nagu hästi tähtsustasin seda tööd lihtsalt sellepärast, et ma nagu kogu mõtlesin, kuidas ma jõuan kõigini, milline on selle protsessi parendamine. Et kui me kokku tegime 5 aastat, siis keskmiselt 2. aastal me saime nagu koos noortega aru, palju me jõuame ja palju me ei jõua. Ja ma pean ütlema, et läbi 5 aasta oli mul 80% neid inimesi, kes töötasid muga kõik need aastad. Mis tähendab seda, et see tiim, kõige olulisem on ju see meeskond, mida me oleme nii nendes etendustes, projektides, et kui meil osaleb keskmiselt 20 inimest näiteks muusikaetenduses, siis iga see inimene on ju omamoodi oluline, igas mõttes, olgu ta tagareas, eesreas, külgereas. Ja reeglina vaadatakse alati seda, kes eksib, kes valesti teeb, kelle laulusõnad pole peas. Ehk kõik peavad, kõik on olulised, et iga see tiimi liigutus on väga tähtis, on see ka nagu teenindusprotsessis. Et mina võtan selle ju inimese vastu ja ma olen alati ka neile rõhutanud, et see protsess on meie koostöö, nagu on koostöö igasuguses asjas, rõhutada just seesama, et meil ei ole neid, et me teenindame ja on klient, vaid see ongi koostöö. Sina tellid toredat, mina toon sulle toredat. Sina saad nautida seda, mida me tegime just sulle toredat. Ja loomulikult me kõik eksime, ei ole see eriti keeruline, muidugi on suvi, aga ma võtan ikkagi sellel tiimil, kellega me oleme nagu mütsi maha, lihtsalt selles osas, et ma olen kogu rõhutanud. Me alustame juunis ja me lõpetame 10. september. Hoiame lippu kõrgel, mitte see, et ma vahepeal lihtsalt nagu korra väsin ära, et see protsess iga asjaga, et me peame leidma selle väikse motivatsiooni, väikse nõksu, et me ei väsiks ära. Me hästi kipuvad praegu noored, et kui nad ei näe seda edu elamust või tulemust kohe, ta annab alla. Ta ei jaksa või on see nii piinarikas ja see natukene läheb igavaks ka, lähebki igavaks. Aga kui sa näed, et kui sa ise hästi teed, hästi tippi makstakse, siis sa näed, et ma näen, kuidas need silmad nagu säravad, eks. Ja kõik see muu asi ka, et kui sa tood head programmi, siis ta näeb, et nii asjad käivadki. Et kui on hea sisu, siis tulevad inimesed, sest nad tulevad nagu sinu juurde. See on nagu see, et nad tulevad nagu sulle külla. Me alati naersime Puusaalis, kui Poska tänavat peaks mass tulema, siis me alati hüüdsime saali. Buss tuli! Ja nad tulid meie, nagu see bussitäis rahvast, kõik need bussitäid rahvast tulid nagu meie juurde. Ja see oli nagu äge, et me saime kostümeerida, stiliseerida ja see vuntsidega pilt on tehtud. Ma ei mäleta, see oli vist esimene aasta hooaeg, meil oli väga raske, sest me alustasime ja me ei teadnud täpselt, kuidas see kõik käib. Ja selle kostüümi nimi on Keegi ei mölise teenindaja. Ja see oli meie statement, mida teised ei teadnud, aga meie võtsime nagu selle, et nüüd oleme meie need vuntsidega need teenindajad, kellega keegi ei mölise. Ja kui sul on nagu nostalgiapäevad või mis iganes, et me olime lennusaatjad või et sa nagu stiliseerid, sa viitsid sellega tegeleda. See annab nagu selle sama asja, et isegi see on kõige viimane üritus suvele. Me oleme kõige rohkem väsinud siis, aga me leiame selle nõksu ja viime selle asja nagu lõpuni. Et ma arvan, et see on nagu selles mõttes hästi oluline sisend ja
ja mine tea, kus nad edasi tööle lähevad, aga nad on saanud ühe hea kogemuse, seda ka oma kodulinnas, eks ju. Noh, et sa saad rattaga koju minna, sa saad sõpradega veel ujuma minna öösel, sest nemad ju jaksavad. Minusugune vanaproua juba kukub pikali poole aja pealt, aga nemad jaksavad, mis on tore. Pluss see, et nad näevad, kuidas luua nagu midagi romantilist, kui on pulmad, kuidas see on ilus, kuidas ma näen oma selle kamba pealt, olgu need poisid või tüdrukud, mehed või naised, et see on see, kui inimesed kas abielluvad või see on nende oluline sündmus. Me oleme sama närvis kui see noorpaar, see on nii naljakas, aga me oleme niimoodi, nii, see on nüüd korras, nii klaasid on nii jumal, küll mina ei tea, me oleme täpselt ja meil on hästi toredad ja kuna noored on näinud väga palju esinejaid, nendega lähemalt suhelnud, et need on täpselt samasugused inimesed, aga meil käib kogu aeg, käis see seltskond läbi ja see muutus nagu loomulikuks osaks. Et see on nii tore, et nad on saanud seda nagu kogeda ja loomulikult on erinevaid probleeme, aga kõike seda saab arutada, rääkida ja kuidas nagu pingeid maha võtta, sest et inimesed on suhteliselt julmad ka ikka väga kehvasti räägid, väga kehvasti ütlevad, aga ma olen ikka nii kange ka, ma olen ikka läinud kliendi juurde lauda, istunud maha ja öelnud, minu teenindajad perse ei saadeta. Ja siis ma mõtlesin ka, mul kõige ilusam, mitte ilusam, ütleme kõige ilusam munnum armsam tuleb lihtsalt pisarana nagu kööki välja. Ja ma mõtlesin ka, no mis asja, et vaata inimesed, no kui kannatus otsa saab või mis iganes, on suvi, toit ei tule 10 minutiga, võib-olla ei tule ka 20 minutiga. Sellest jooki tuleb väga kiiresti, ärge muretsege, me võime neid haavu siin natukene parandada, eks ju. Aga vaat see ongi see, et noored oma elukogemusest ei julge veel kõike öelda ja ei peagi julgema, aga enda eest võib ikka seista, osadel on sõnajulgust, mäletan eest üks tüdruk üks ütles, ja see ei ole meile jõudnud ja siis mu teenindaja ütles, õnneks teie ju kunagi ei eksi ja läks minema. Ja siis inimesed vaata kui nad nagu armsalt ütlevad, siis vahest inimesed tõmbavad tagasi, sest nad nagu unustavad ära ja siis ma vaatan, kuidas nad järjest karastuvad. Ja see on nii äge, kui nad järgmine aasta tagasi tulevad. Nad tulevad täpselt sellise moega, et neil on juba nagu vorm seljas, neil on juba mõned ordenid siin, need tubliduse ordenid. Ja siis, kuidas nad lavingusse lähevad, see on hoopis teine. Ja mul on nii hea meel, et mul on üks hästi tore tüdruk, kes on muusikalis olnud. Tal ei olnud ka väga palju sõnaosa, aga tal on hästi ilmekas kehakeel. Emotsioon, pilk ja ta on erinevad rünnakud vastu võtnud. Ja nüüd, kui ma ei tea, ma kogu mõtlesin, et midagi peab tulema sealt püssist. Ja ta sai see aasta lavakasse sisse ja siis ma just mõtlesin, et yes, et ta on nagu kõiki lahinguid nagu läbi käinud, et nad julgevad neid samme teha. See aasta hästi palju muusikali või need Haapsaluste väga palju astus, kuna lavakas võstsid vastu, see aasta siis nad astusid päris palju sisse, jõudsid päris kaugele ka. Ja siis meile meeldib teha selliseid asju. Kas see mikrofoniga ühendatud ka, ma küsin? Jaa. On? Jaa, heli peaks läbi. Tulema jah, väga hea, siis ma panen. Et meil on iga aasta selline komme, et me täname oma kliente siis mingi kas lavastatud fotoga. Ja see oli siis meie üks video. Ma ei pea nii palju rääkima, vaadake vaadake telekas.
Meie naersime too hetk, et see üks klient on ka äärmiselt oluline, eks ju. Et vaat need protsessid neil on ka hästi meeldinud, et me midagi lavastame, midagi teeme, et üks aasta me tegime niimoodi, et me kõik tüdrukud on meil pikajuukselised ja tegime jahu, panime kõik, kleepisime kõik kogu lava ära selle musta kilega ja siis tegime juuksed kõik jahuga kokku ja siis kui nad nagu tõstsid, siis seda nagu jahu lendas siis. Et mäkerdasime, mis me mäkerdasime, 3 kilo vist läks niidu jahu pärast lehmikuga. Ja siis köögist tõime kõik potid, pannid tagusime selle, pärast peame ikkagi terved asjad enam taga, et tegime ikka täis bändi, nagu öeldakse, meie Kuulsaari bändi. Et ma arvan, et need on jälle need lood, mis nagu näitab ka selle väikese mutrikese seal linnas, et neid kohvikuid on palju, et kui sa sellise asja ette võtad, annab see sellele kogu linnale samamoodi seda pilti, et kõik suudavad, kõik saavad ja see teeb seda linnaelu nagu või seda kohvikute elu nagu värvikamaks selles mõttes. Et need on nagu need lood, mis neid noori võiks nagu saata ja mind ennast samamoodi, et kuidas ma muidu hoian ennast lõbusana. Ma võin iga suvi öelda, et kõik kliendid on nõmedad ja kõik on halb ja lähme nüüd puhkama ja aitab küll, eks. Aga ma ei ütle seda, et ma ütlen selle korra ära, aga ma ütlen selle kodus teen täpselt see trambid ära, aga keegi ei näe ja liigume edasi. Et kui ma seal noortega ka, et meil on samamoodi, et me alati teeme mingi väljasõidu või kuskile lähed, et seda teevad paljud, et nad saavad ikkagi ka puhata, koos seda hooaega analüüsida, mis iganes ja minna oma tegemiste juurde. Ja see on nii tore, et ükskõik, kui me seda Kuulsaari 5 aastat tegime, nad tulid alati läbi. Kõik vanad köögiomad, köögitöötajad, saalitöötajad, ikka kõik tulid alati tervitama, rääkima, et see on nagu ka selle pere suur nagu tunnetus. Ja nüüd, kui me selle protsessi nagu läbi saime, siis hakkasime me nagu uut mõtet hauduma ja minu jaoks on hästi oluline selle Haapsalu potentsiaal ka nende inimeste näol, kes kõik kuskil midagi nahistavad, kujundajad, kuskil filmitegijad, need teised kolmandad, eks. Et me otsustasime, see mõte oli mul endal juba ammu, aga ma haarasin oma need Kuulsaari noored kaasa ja küsisin, et kas te olete valmis, sest et alati nad ütlevad ka, et vahest see on nii armas kuulda, kui nad teevad mingit tööd, et praegu vajan ühte räiget ööd, kus on 1000 klienti jälle, kus on mingi jooksmine, higistamine, et ma praegu tunnen, et ma vajan seda. See on nende enda selline see sisemine tunne, eks. Ja hästi äge, mis on jälle noortega see tore, et ja sul on nagu Haapsalus see võimalus lihtsalt, et sul on selline äge koht nagu näiteks raudteejaam ja kuidas nende silmade ajal me koos tegime selle ühe ruumi või ühe ala, sa teed nagu ägedaks. Sa lood sinna nagu, et nad näevad, saavad koos seda teha ägedaks.
ehk kui oluline, ma ütlen veel kord, puhvetit on väga lihtne teha, lafka on väga lihtne püsti panna, paned leti ja ostad letist või kuskilt, nüüd juba kuskilt siit ostad napsud, on ju, teed paari. Aga see, kui sa nagu mõtled kogu kontseptsiooni läbi, milline see välja näeb, milline see kujundus välja näeb, ja see oli nii lahe, et ma saingi ühe oma nendest teatriprojektidest nõnda noore naisega, ehk siis Öie Nuuteriga tegime koos nõnda, andsin talle vabad käed kujundamisega, andsin nagu vihjed ja kuidas hakkab nagu üks bränd sündima. Ja need noored ise on nagu selle sees ja kuidas me kaasa haarasime selle Peetrikese, kõik on Harju Taapsus, kõik toimub tagalinnas kuskil nurgas ära. Et kuidas inimesed näiteks raudteejaama tuua, kui sa teed näiteks ükskõik kuhu, me teeme siia Lihulasse nüüd, paneme mingi näiteks mingi peo püsti ja me teeme seda kuskil, ma ei tea, X kohas. See ei jää isegi võib-olla põhitee äärde, vaid nüüd ongi alati minu arust äge väljakutse see, et kuidas me saame need inimesed sinna, et nad tulevad spetsiaalselt selle ürituse pärast, eks. Et kuidas sa nagu lood seda, kuidas sa nende noortega siis nagu koos, sest et nad on küll nooremad, kui keskmine meie eesmärk oli klientuur, ütleme selline, 25 pluss, aga tegijad ise ongi, ütleme seal natuke alla 25-25 ja kui sa ühel hetkel näed, kuidas sünnib nagu ühte vanasse ruumi, äge, kuidas üks dekoor hakkab tööle, kuidas üks vana ootesaal, mida me just hommikul nende noortega kõik vanameeste kusesed puhtaks pesime ja lõhnastes, käisime kõik nurgad läbi, käisime, nii siin võib juba seista, nii siin võib juba seista, nii, ja panime lühtrid lakke ja see on vägev. Et see, kui nad ise näevad, kui see asi läheb nagu ilusaks, aga kõige keerulisem on jälle see, me rääkisime, see protsess algab päeval kell 12 ja lõpeb hommikul kell 5, sest kogu see aeg tuleb midagi teha. Et kuna tegemist on muuseumiga, mis hommikul alustab tööd, siis peab see olema puhas, kasitud ja et see on see lõpuni viidud asi, eks. Et ja kui toredad on noored, kes nagu kui me tegime seda, kui Peetrikesega tuleb, et sa tuledki paned, et inimene reeglina ei osta piletit lihtsalt ühe otsa peale, ei pane 5 €, aga kuidas saab mingi lisaväärtuse? Olgu see mingi naps või mingi muu asi, kui seal mängib mingi muusikarongis, kui sul on juba tore seltskond ees, et siis inimesed, me käisid päris niisama kogu aeg sõitmas lihtsalt, nii tore oli, meil oli öeldi ka lõpuks, et mängis kogu üks lugu, siin ta on vana ja lõpuks öeldi, et ärge seda, pange see makk kinni, me laulame ise, kui sul juba see juhtub, siis on nagu selline, vaat see on nagu üks lisaväärtusi, mida ma kogu alati ütlen, kui me teeme midagi, teeme koos lisaväärtusega, eks ju. Et ma arvan, ja siin oli samamoodi, et vaat kogu aeg, et see, kui sa midagi meediasse teed, pead olema loll ja järjekindel, et kui sa midagi öelda ei ole, siis ära ütle, ma olen nagu proovinud, et ära nagu niisama lahmi. Aga me tegime ka sellele väikse kinopildi ilmselgelt, töötab jälle kõige parem.
arvan, et seal on seal muidu mina, mees ütles ka, et keegi sai aru, et see sina oled, mõtlesin, et jah, täpselt. Et ma olen kogu aeg ka nendega kõndinud ääre peal nende noortega, et võt seesama see reeglite ja mitte reeglite teema, et tulebki mässata, tulebki katsetada piire, et millal siis veel, et suhteliselt piinlik on, kui vanemad inimesed, noh, ma arunin ka vahepeal laua peale, teen kõva häält, eks ju, aga ma olen seda ennem rohkem teinud, et on aeg, koht ja piirid, et kui nad sinuga nagu koos kasvavad, siis ma olen lihtsalt õpi vastutama, noh, selles mõttes ka nende protsesside eest, et mina ju juhin seda, ma pean ju kontrollima, mis mul suust tuleb ja mis on mu lõpptulemuseks. Et kui nad õpivad nagu selliseid tervikuid ja neid tunnetama, aga ükskõik, mis tööd nad tulevikus teevad, et siis ma võin öelda, et ma olen saanud nagu selles osaleda. Ja ma tahaks ikka nendega veel teha ja nüüd kohe õnneks saabki, mis on nagu äge. Nii et ma ei tea, ma võin sellest teemast lõputult rääkida, mida me koos oleme teinud, eks need asju on veel, ma võtsin lihtsalt sellised viimase aja hitid, et kui tahate küsida midagi, palun, muidu ma lähen liiga laiali. Jah, Kaili küsida. Ma tahtsin seda öelda või markeerida, et sa annad endast väga palju, aga no okei, sa saad vastu ka nendelt noortelt, aga kuidas sa ennast lõpuks ise maandad? Et olla jälle värske? Jah, see on hea küsimus. See on hea küsimus, et ega nad päris palju teevad tühjaks ja näiteks Kuursaali puhul oli lihtsalt see hea asi, et ma sain seda protsessi, et suve ette valmistada kodus terve talveperioodi, ma sain olla nagu oma ette. Et minu kontor oli hommiku mantlis ja arvutis üles, aga mul olid ikkagi nagu need tähtajad, noh, et suveks kõik valmis saada, et see oleks nagu top notch, eks ju. Ja muidugi on need sõidud väsitavad ja mis iganes. Aga ma ei teagi, ma kuidagi olen hakkama saanud, eks mul muidugi järjest rohkem närvid lähevad lühemaks, eks ju. Aga nüüd ma tegin nagu sellise aastase pausi lihtsalt mõelda, mis nagu edasi ja see vana, noh, et oli aega seda Vaksali nikerdada, et vaatame, mis sealt nagu edasi saab üldse ja siis ma mõtlesin, ma teeks natukene midagi muud, et ma otsustasin, et ma astusin uuesti ülikooli ja nüüd ma lähen õpin hoopis muud asja, et ma arvan, et sellest uuest pingest, mis sealt nüüd tuleb, aga see on hoopis teistsugune pinge, aga ma ei tea, ma maandan rohkem ikka see, et ma saan, kuidas öelda, et need projektid on hästi palju Haapsalus, et ma maandan juba siis, kui ma sealt linnast välja sõidan. Et siis ma sõidan nagu teisi keskkonda, hoopis teiste inimeste juurde, et see on ka päris oluline, et sa ei pea kogu aeg, aga Haapsaluga ongi see, et sa kogu aeg mämmerdad, no sa saad tänaval kokku ja hakkad jälle rääkima, ma sõidan nüüd teda. Ja siis ja kõik, ja no ilmselgelt tänu nende projektidele, sul on noori palju, kellega sa ikka, ma ju räägin nendega, nad tahavad suga rääkida. Ja ma räägingi nendega, sest see on okei, ma tunnen huvi, kuidas sul läheb, kuidas seda, kuidas sul koolis. See, kui lapsed sünnivad, saadan kõigile tervitusi ja kõik siuksed asjad. See käib asja juurde, eks. Et sellepärast ma arvan, et see Pärnu ongi mu selline nagu põgenemiskoht, et ma saan seal täitsa olla nagu Pärnus. Lihtsalt ära. Et ma ei peagi midagi tegema. See on päris kasutav ausalt öeldes. Et võib-olla oligi selles suhtes oli hea, et ühel hetkel, kui mul kooliteater lõpetas ära, 3 aastat gümnaasiumisse see läbi, ma mäletan, et ma ei osanud midagi teha ja siis ühel hetkel ma olen Pärnusse elama. Ja kuigi mul vanemad on ju kõik Pärnust pärit, aga see oli väga hea otsus. Aga noh, elavad nad ju elab Haapsalu vanemad. No ema on ikka hea ja sellepärast ongi hea, et ma nagu pean ema pärast käima ja ikkagi on ju su sõbrad on ju ka seal, et sa lähed ikka sõprade juurde, muidugi, sa
sa teed mingeid väljasõite ja siis ühendad, et viimane kord naersimegi, et nüüd on koristuspäev, viime ära kõik raudteejaamast, Taara, selle koristame ära, selle teise kolmanda, sest et käisime veel raudteejaama kassimas, niisama asju kokku panemas. Et see oli tore vaadata, neil on ka seal oma rutiin, eks ju, see mutikesed, kõik, kes tahavad öelda, et ja mina tean, siin on asjad, kõik need, kas see ka siit minema läheb, siit tuleb õhku, et nad kogu aeg, et see on nii armas, see käib kuidagi asja juurde, siis tuleb keegi Viktor, kõik on korras. Et see on nagu lahe, et sa käid kuskil toredas hoopis teises keskkonnas nagu tööd teha. Ja mulle hästi meeldis minu parim, selle suve parim, kui raudteemuuseumi siis töötaja Sirje, 72, tuli mu juurde, ütles, et Kai, kuule, et kas sinna ennurattale veel nagu pileteid on? Ma ütlesin jaa. Et kas sa soovid kellelegi? Ja ma tahaks ise tulla kaaslasega. Mõtlesin, Sirje, muidugi, tule, tegin talle sooduspileti ja see on minu töövõit. See on minu töövõit. Et kui inimesed tahavad väljas käia kokku saada, milleks see suvi siis nagu on loodud, eks ju. Me jõuame siin tööd rügada ja üksteist kiruda piisavalt, eks ju. See on ka töövõit, lääne just kirjutati, et need lihtsalt magada. See on üks nagu pikem teema, millega Pärnu on hästi pikalt võidelnud. Ja see on jah see, millega Pärnu lihtsalt tegi nagu reeglid, et kõik sellised eriprojektid vaadatakse kõik üle ja sisu, tuuma, kes teeb, kaua teeb, kuidas teeb, vaadatakse üle ja siis nagu väljastatakse. Et see, et sa lihtsalt ütled, et ei saa, see ei ole nagu täiskasvanud inimese nagu vastus. Ma saan aru, jah, ma ütlesingi, et ega siis alguses rikudki reegleid lihtsalt selles osas, et vaadata, mis siis saab, on ju. Aga väga palju sai. Ja ma arvan, et Haapsalu linn ei olnud selliseks meediapauguks nagu valmis. Ma just naersin, et Vello 42 oli mul lemmik, sinna lõppu tuli. Vaata, need asjad on, et järelikult on see suurem teema, mitte ainult see 2 tunni teema, mida sa varastad öösel, eks ju. Aga minu meelt on ka see, et meelelahutus kui teha, et ma oskan teha sellist, nagu ma oskan teda teha, aga ma tahangi, et kui mina lähen peole või kuskile välja, et see bänd on kvaliteetne, et see muusika, mida mängitakse, on valitud, et see kõik on, kogu see infra on olemas. Et ma lähen WC-sse või tualetti, mis on siseruumis, mitte toi-toi ja mingi muu asi, eks ju. Et see on esteetiline, see ongi see üks, see on see tervik, eks. Ja kui need inimesed tulevad järelikult ja kui need tuleb sealt üle 700, siis järelikult on seda vaja või need inimesed vajavad seda. Et jälle vaatame, mis edasi saab. Ma mõtlen, sul endal on ka tegelikult päris raske ju ennast ületada, et sa oled ühe hea asja ära teinud, siis 2 aasta pärast sa pead veel ägedama asja tegema. Päris õudne stress ju. Ei tea, vaata, üks asi on ka jälle lahe see, et kogu aeg nagu ilmas midagi sünnib, näiteks kui sa teed näiteks, nüüd tuleb muusikameks, et nüüd meil on ka, et sa saad jälle libretoga mängida, sest maailmas juhtub jälle midagi, kas poliitiliselt, midagi riigis, eks ju, sa saad midagi seda teha. Noortel on jälle nagu, on ala, asjad liiguvad Instagramist rohkem, TikToki minu jaoks teed suva, aga nende jaoks oluline, aga sa saad siin sõnumeid ju läbi selle, et vaata, ta paneb sul jälle, hoiab seda, et sa pead natukene kaasa nuputama mingeid asju. Pluss see, et saad jälle mõelda seda, et see on küll, selles mõttes mõttetu, aga mõttetu üldplaanis teistele kuulda, aga muidu räägib, et aga teeks nüüd hoopis niimoodi, et las nagu liikujad ja tantsijad nagu teevad nagu ägedalt, selle lauljatega juba lähme siin, et sa kogu muudad mingit skeemi, mis nagu teeb selle protsessi jälle võib-olla ägedamaks ja huvitavamaks lihtsalt. Muidugi on nagu, aga ma räägin, kuna meil on väga tugev tiim, mida nagu noored hästi hindavad ja näevad ja saavad näha, et sul ongi, et sul need Läänemaalt tulevad ägedad, need meiklad, ägedad, kogu see meie Salon Plus, eks ju, kõik naised on luksurid nende kääride ja föönidega, siis kogu aeg midagi muutub, nad on kogu aeg ise saavad ka actionis, hoiab neid ka värskeneks ja kogu heli ja valgusega need tehnilised võimalused lähevad järjest suuremaks.
et sa saad nagu midagi juurde nuputada, et ma ei tea, võib-olla see hoiab ennast ka lihtsalt nagu värskena, muidu oled siukene vingun seal samamoodi. Aga kus sa rahastad, see ju kõik, kas või need samad vakselühtrid ja asjad? Tead, seal on niimoodi, et eks ma tegin, seal täpselt ongi see, et minu point oli näiteks, kui me tegime vakselit, kogu see alustamine, ma mõtlesin ka, et ega raha pole ju maailmast otsas, et tunned neid inimesi, sellel on raha, lähed need Koidu juurde või ma ei tea kuhu. Aga ma mõtlesin, ennem tee ja siis mine käsi pikalt teeks, eks ju. Tee nii palju tööd ette, et sa jõuad ise investeerida või mis iganes, eks ju. Ja vaata, kas see toimib, sest et see on loomeprotsess, ei tea. Ainuke hea asi, mis seal Eesti Vabariigi oludes on, seal on katus peal. See on väga tähtis, sest väga keeruline on, jaanitult sa ei tee, eks ju, seal katuse alles, aga sa oled mingis osas kaitstud selles mõttes, eks, ja ma räägin kogu see info, mis seal hästi toetab, väga positiivne, et ma mõned partnerid sain, aga üldiselt, kui sa head ja tublit tööd teed, siis ei ole see üldse nii keeruline ja kui sul on juba nagu bränd järjest, ta läheb suuremaks, juba räägitakse siit, sealt, kolmandast, siis vot nüüd ma olen valmis, et ma lähen küsin, et vot nüüd ma tean, millist koostööd ma juba vajaksin näiteks või millist abi ma vajaksin. Et see oleks nähtav, et see oleks ka, et ma saan seda toetajat siis ka nagu kaasata. Aga esimene aasta lihtsalt oligi see, et rohkem nagu ise vaatad, kuidas. Et eks nagu kooli puhul on ju samamoodi, ega see on samasugune ettevõtlus, okei, sul on nagu kooli, sul nagu ringina teed, et need saavad oma nõnda õppeprotsessis, aga sul on ju veel vaja raha selleks, sest et koroonaaeg oli saali mahutavus ju üle, eks, mis sealt tuli, mitte midagi, eks ju. Ja siis on minu arust kõige tobedam asi, mida ma olen ka õppinud, on see hooajalisus, et sa tead, millal sul inimesed liiguvad, eks, sa tead ise täpselt, millal sa midagi teed, et sa kutsud juuni keskel, just siis, kui sul hakkab tead, muld karjub su järele, perekondi, maal, vanaemad, vanaisad hüüavad, tule tee seda, keegi ei tule enam teatrisaali, siis nalja teeb. Poolest maist. Ja mis on ka noortel oluline, et nad ikkagi tahaks teatrifestivalile minna, vaadata teisi, näidata ennast ja need reeglina, ma ei saanud teha seda, et see oli nagu selle 20, selle aasta on väga. Nüüd ma kas see paha inimene on katkestama, et tunne, et muidu me läheme ajaga väga lõhki. Aga mina võin oma maja uksed 24/7 lahti hoida. Super. Siis me võtame tagant pärast juurde. Ma hästi kiidan ka, vaata, mina olen ka see, kes jälgib, ma tänu Tiina nagu näen neid asju ja ma järjest rohkem kuidagi nii ägedaid asju toimub, kus ma oleks täiesti, tahaks tulla ja ma näen kogu aeg ka seda, et seda tuleb suruda ja järjest värvikamaks minna, et siis ka inimesed, ma olen ka noortele öelnud, kannatus, nad ei tule kohe, sest et need samad noored, kes muga on teinud apteeki, muusikina, nad on ise juba puhvetid ju püsti pannud, eks. Et ma näen, kuidas nad on ka vahel nagu need, millal nüüd kõik tulevad, et siis tõskord noored olid öelnud omavahel, ma lihtsalt ütlen lõpuks, järgmine aasta Kai enam ei tee, et siis see rahast tuleb vähemalt meile. Mõtlesin, näed, aga mulle meeldib see, et me oleme nagu, teeme ühte asja ägedat, aga kogu tuleb, ei tohi õnni jätta, ongi see nii, et vägev. Esimest korda, kui ma jõud Rannaku võtsin, oli 8 inimest. Ma tean. Saalis 8 inimest. Super plahtumine.